Kas tehisintellekt suudab rooli taga teha paremaid otsuseid kui inimesed? Iisraeli ettevõte Autobrains usub, et vastus on jah. Nende tehnoloogia aitab kaasa järgmise põlvkonna isesõitvate sõidukite arengule ning nüüd teeb Autobrains koostööd Uberi ja Nvidiaga, et tuua robottaksod Euroopa tänavatele. Lisateabe saamiseks on minuga nüüd liitunud Igor Raitšuk-Kaus. Igor, aitäh, et täna minuga liitusid ja palju õnne selle põneva uudise puhul. Aitäh, et mind kutsusid. Räägi mulle, me oleme juba aastaid kuulnud isesõitvatest autodest, aga see pole veel tegelikkuseks saanud. Miks sa arvad, et see nii on ja miks sa arvad, et sinu süsteem muudab selle reaalsuse? Jah, kõigepealt usun ma, et robottaksod ja autonoomne sõitmine ei ole enam küsimus, kas see juhtub, vaid millal see juhtub. Me näeme juba tuhandeid robottaksosid USA's San Franciscos, mida opereerib Waymo. Me viime selle tehnoloogia mõned sammud edasi ja rakendame seda palju taskukohasemas lahenduses, mis on jõukohane igale autole. Ja me keskendume selle tehnoloogia Euroopasse toomisele, alustades Münchenist, tees koostööd Uberi ja Nvidiaga. Miks sa arvad, et Uber ja Nvidia valisid just teie süsteemi, sest turul on palju erinevaid süsteeme? Mis on teie eelis? Enamik tänapäeva robottaksode süsteeme põhinevad jõumeetodil. Seda nimetatakse otsast lõpuni õppimiseks. Sisuliselt kasutatakse ühte väga suurt närvivõrku, mis on treenitud sõitma. Meie kasutame teistsugust lähenemist, mida nimetatakse agentlikuks tehisintellektiks. Meie süsteem koosneb suurest hulgast agentidest. Agentidest võib mõelda kui spetsialiseeritud juhtidest, keda juhitakse jooksvalt. See lähenemine annab väga olulise eelise täpsuse osas. Need agendid on spetsialiseerunud konkreetsetele olukordadele. Ja kui rääkida kuludest, siis ühe täismahulise monoliitse otsast lõpuni mudeli käivitamise asemel kasutame tagasihoidlikuma arvutusvõimsusega agente, mis on nii spetsialiseeritud kui ka taskukohasemad. Miks siis just München? Euroopas on ju palju linnu. Kas see on seotud sealsete regulatsioonidega? Jah, München on kindlasti autotööstuse süda. See on üks põhjus, aga teine põhjus on see, et seal on ka kõige kõrgemad nõuded ohutuse ja regulatsioonide osas. Ja me usume, et kui me suudame sellega hakkama saada Münchenis, siis suudame seda teha igal pool. Kui me nüüd kulude peale mõtleme, siis kuidas see välja hakkab nägema? Kas tulevikus taksoga sõitmine läheb enne kallimaks, kui see odavamaks muutub? Me usume, et autonoomne juhtimine vähendab oluliselt taksosõitude ja teiste sõidukite kasutamise kulusid. Ja lisaks robottaksodele on idee rakendada seda tehnoloogiat igale autole, mitte ainult robottaksodele. Mis sa arvad, mis pärast Münchenit juhtuma hakkab? Pärast Münchenit plaanime laieneda. Meie praegune fookus on kahel piirkonnal, Euroopal laiemalt, lisaks Münchenile ja Saksamaale ning Lõuna-Aasial, kus näeme samuti väga suurt võimalust mahult ning väljakutsetena kaootilise liikluse ja väga tihedate ning keeruliste linnakeskkondade näol. Nii et lõpuks, kas 20 aasta pärast õpivad meie lapsed ikka veel autot juhtima või on see täiesti tarbetu? Ma usun, et juba 5 aasta pärast on meil isesõitvate autode osas täiesti teistsugune maailm. Me näeme, et kui praegu on teedel tuhandeid isesõitvaid autosid, siis varsti hakkame nägema 100 000 ja miljoneid. Väga huvitav, vaatame, mis saab. Igor Raitšuk-Kaus, Autobrainsi tegevjuht ja asutaja. Aitäh, et täna minuga koos olid. Aitäh, et mind kutsusid.